Tartu-Riia maantee ristmik. Ilmselt seal ja mitte ainult sellel ristmikul leiab igapäevaselt aselt tuhandeid vooritule rikkumisi. Pealinnas võimaldavad punasega ristmikule sõitjaid fikseerida statsionaarselt kaamerad. Näiteks Kristiine ristmikul oli rikkujaid eelmisel aastal 532, Russalka juures 1496. Tartu tulemused pole paremad, aga need on saadud tavalise kontrolli abil. Nüüd on Lõuna prefektuuril plaan kasutada selleks droone. Nad annavad selle tasandi juurde, et järelevalvet saab teha nende kohtade peal, kus siis ametniku vaates on keeruline seda teha ja kus siis inimesed kaebavad rohkem ja ka liiklust on rohkem. See annaks tööd teha võimaluse tõhusamalt. Juhile on drooni keeruline märgata ja rikkumise saaks tõhusamalt fikseerida. Pole võimatu, et droonid hakkavad järjest rohkem meid liikluses jälgima. Eks drooni kasutus on laiem ja me mõtleme, kuidas seda veel praktikasse rakendada, aga üks mõte on näiteks maantee peal hakata hindama siis liiklusohtlikke olukordi näiteks. Et kui patrull seisab ühe konkreetse koha peal, siis ta näeb päris väikest lõiku nagu enda seal tööalas, kus ta parajasti seisab. Aga kui ta saab seal drooni üles lasta, saab ta oluliselt suuremat piirkonda jälgida ja siis võimalusel ka ohtlikumaid rikkumisi fikseerida. Mõte on ju iseenesest hea, tõhusus suureneb, ilmselt see toob riigikassasse juurde ka korraliku lisa. Teine pool on privaatsus ja seadusandlus. Kas seadus lubab meil selliselt droone liiklusjärelevalves kasutada? Ma usun, et seaduses on teatavad baasvõimalused liiklusjärelevalveks olemas. Ma arvan, et siin võib-olla tuleb nagu korraks sisse vaadata, et kui kitsalt need raamid on, aga ma usun, et seal midagi võimatut ei ole, et selles mõttes liiklusjärelevalve on üks nagu loomulik politsei osa, vahet ei ole väga suures osas, et mis vahenditega seda tehakse. Alles me olime hädas maanteekaameratega, mille abil politsei kontrollis sõidukeid. Selleks tuli väga palju teha seadustes muudatusi ning tühimik politseitöös oli päris pikk. Kõik, mis droone puudutab hetkel, on üldse õiguslikult väga selline küsitav ja lahtine, et tegelikkuses ongi palju asju reguleerimata ja droonidega võib teha igasuguseid selliseid tegevusi, mis mõistlikud ei ole, et me ei ole lihtsalt jõudnud oma õigusruumiga sinna, kus tehnoloogia on eest ära läinud, mulle tundub. Et kindlasti tuleb sinna otsa vaadata ja kõik need lüngad ära parandada. Droonide kasutamise osas on halja ala võrdlemisi palju ning selles vaates peab riik kõvasti pingutama. Kindlasti ei saa normaalseks pidada ka seda, et droon sind jälgib koduaias või siis sõiduki salongis.